Ma vahel teen pool naljaga, ma alati vahel julgustan neid inimesi mõistma, kes kuskilt ründavad, et see on päris huvitav, kui sa vaimselt näed, et see on päris huvitav. Kiitus Jumalale, et meid on nüüd sünnitatud ühte uude olemisse ja see on üks suur avastus, üks suur tundma õppimine. Ja sellepärast Uus Testament räägib väga palju sellest tunnetusest ja mõistmisest. Väga oluline. Tänu Jumalale. Ma alustaksin sellest külvaja loost, mis lähen sõnasse. Ja see on Mattuse 13. Ta ütleb, kuulge nüüd külvaja tähendamissõna tähendust. Igaühe juurde, kes sõna kuningriigist kuuleb. Oluline on see, kes sõna kuningriigist kuuleb, ent ei mõista, tuleb kuri ning reisub külvatada südamest. See on nüüd teie jälle külvatud. Mis kivi selle maale külvati on see, kes sõna kuuleb, selle kohe rõõmuga võtab vastu. Eks me oleme neid näinud ja võib-olla isegi olnud selline vahetevahel. Ja, jess, Jumal kõneleb Jumala sõna, halleluuja. Ja siis kuskil sinna ta rääks kaobki. Sellepärast, et ta ütleb niiviisi, sest juurut ei ole eneses. Või nagu Leevi täna ütles ka, eks ole, et see ei olnud usul läbi nagu nendesse talletunud või juurutunud või rajatud. Nii et juur peab olema ja juur on siis jällegi Kristus. Nii, kõik on Kristus. Võta tipukivi Kristus, võta hoone Kristus, võta vundament Kristus, võta nurgakivi Kristus, võta juure Kristus, võta puu Kristus, võta oksad ka Kristus. Isa on meile praegu olnud, et kõik kokub Kristus ees. Kui teda hakatakse sõnapäeva pärast taga kiusama või rõhuma, eks ole, siis lasete ennast kohe eksitada. Ja nüüd ütleb ka veel, et ohakates ikka kõlvatu on see, kes sõna küll kuuleb, ent selle ajastu muretsemised ühesõnaga, kelle tähelepanu on siis selle ajastu peal, selle maailma peal, inimlikkuse peal ja kõik selle peal, mis on inimlik, on vaja tööd teha, on vaja pere toita, on vaja kodu rajada ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga üks saladus on selles, et otsige Eesti Jumala riiki selle õigust, kõige muud annab Jumal pealegi. Siin on meelsus. Sellepärast ongi, kõik on nagu kinni meelsuses ja täna, kuidas nagu öelda, mis iganes. Et just, et Jumal on toomas esile meis poja meelsust, Kristuse meelsust ja Kristuse meel ei ole kunagi sohilapse meel ja Kristuse meel ei ole kunagi orvu meel. Ja see, kes täna nimetab ennast kristlaseks, tänapäeva kristlane on orv või sohilaps, ei ole poeg. Sellepärast, et tänapäeva kristlane ei suuda isegi seda vastu võtta, kui sa ütled niivisid, et sa oled määratud saanud Kristuseks, siis kohe nagu ma ütlen taas see arusaam, ta ei liigu mitte nagu vaimust vaimu või aust, eks ole, usust usk nagu meie teekond, vaid ta liigub nagu kohe sinna Aadamasse ja Aadama kaudu nüüd üritab seda mõista, siis ütleb, kuidas siis nii Urmas, nüüd ütles siis sedasi, et sa lükkad Kristuse trooni pealt ära, et sina oledki Kristus, no anna andeks, no mis jutt see on? Kuidas sa Kristus ära lükata Kristust? Minu elu, sinu elu on varjul Jumalas. Kui nüüd Kristus, minu elu, meis saab avalikuks, saame meie ühest temaga avalikuks au sees. Pole olemas meid väljaspool Kristus. Kuidas ma saan ära lükata Kristus ja kuidas ma saan ära lükata isa? See ongi see aru saame, et kuidas Kristus tuli isana. Samamoodi, kuidas sina täna oled maa peal isa, kuidas sina täna oled maa peal Kristus, kuidas sina täna oled maa peal püha vaim. Sa näed kogu aeg, sa näed 3 isikut, isa, poeg, püha vaim, eks ole, aga samas sa näed ühte Jumalat. Neil on üks meel, üks suund, üks tahe, üks liikumine, üks eesmärk, üks Jumal. Nüüd, sa näed väga hästi isa poja mudelit, kuidas isa läkitas oma poja, poeg pani maha kõik inimlikud ambitsioonid, igatsused, soovid, unelmad, mida iganes. Tühjendas oma hinge surmani, alistas ennast täielikult isale. Ja sellega ta saigi isaks. Samamoodi nüüd meie, kui meie elu on varjul Kristuses ja me hakkame seda enam mõistma ja enam nagu katud võetakse eest ära ja Kristuse meel, mis meil juba on, saab ilmsiks, olemegi meie saanud Kristuseks, sest me oleme samastunud nüüd Kristusega. Ja Kristuse kaudu samastumisega Kristusega samamoodi tühjendanud oma igatsused, oma soovid, kuni nüüd meie surmani, eks ole, kuni see täieliku samastumiseni pojaga oleme meie samastunud isaga ja nüüd oleme meie saanud ka isaks. Sest seal ei ole mingit lahutatust. Nii et vaimsed asjad tuleb mõista, vaimsed asjad seletatakse vaimselt ja siin ei ole nagu vastuolu. Nüüd mõni ütleb selles, et Jumala sõna ongi täis vastuolusid, nagu alla siin siin Facebookis tuli ühest väitlemisest välja. Ei, Jumala sõna ei ole täis vastuolusid. Jumala sõna on komistuskivi on siin, pahanduskai on siin sees, kinnipüütus on siin sees, vangistus on siin sees, kui sa lähened siia läbi Aadama, läbi vana inimesed.
Nii et okei, siin ta ütles sedasi, et nii oluline on see, ta ütleb ka nii, et heasse mulda külvata on aga see, kes sõna kuuleb. Sest me ei kuula mitte inimesi, täna juba öeldi ka vend ei õpeta venda, eks ole, vend ei õpeta täna venda. Oluline on kuulda Jumala häält, aga Jumala hääl võib tulla venna kaudu, aga võt sealt tuleb eristada, lükata see vend sinna paika, siis nii kaua, kuni veel ei ole Kristus ilmsiks tulnud ja võtta vastu Jumala hääl. Et selles mõttes on suht oluline ja täna ma kuulutan kuningriigi sõnumit. Ja nüüd ongi niiviisi, et kui nüüd sa oled see hea pinnas, kuhu seeme saab langeda, eks ole, siis see on ainult aja küsimus, et see vili tuleb ilmsiks. Sest sõna alati toodab oma liigi järele. Sõna ei kuku kunagi läbi, sõna ei jookse tühja, mis iganes. Nii et milline pinnas me täna oleme? Ja midagi tahtsin siin nagu öelda veel, aga mis iganes. Ja ma tahaksin täna rääkida siis kodakondsusest. Siis mulle meeldib see, enne kui ma sõna juurde lähen, ma räägin teile ühe naljaka loo ka. Ma mõtlesin seda, et enne ma veel mainin seda, et vaata mitte väga kaua ei ole sellest möödas, kui me uskusime tänu nendele kindlustustele, mis ja sisse oli söödetud ja söödud, uskusime koguduse ülesvõtmisse. Kui siis tuli selle kõrgistuse vastu, tuli Jumala sõna, see oli nagu päris ebamugav alguses. Minu puhul küll, ma pidin nagu sellest lahti lastma, tegema otsuse Jumala ees, et ma nüüd otsustan lahti lasta. Ja sellest hetkest, mil ma otsustasin lahti lasta, tuli nagu vaimne avarus, tuli liikumine, tuli nägemine. Nii, siis ei olnud mitte kaua ei läinud edasi, kui me võtsime vastu selle sõna Jumala käest, et meie olemegi Jumalad, et meie oleme loojad, me oleme kõik isas, me oleme tema protsessis, eks ole, me oleme tema kaastöölised, me oleme tema üks olemas, mida iganes, aru saadagi. Nüüd, täna oleme me jõudnud kohti, kus meil on juba aru saam, et me ei ole muus Jeruusalemm. Nüüd, täna me oleme jõudmas juba kohta, kus meil hakkab tulema ilmsiks arusaam, ilmutuslik arusaam, et me ei ole uus maa ja uus taevas. Nüüd hakkab tulema juba see arusaam, kuidas see planeet maa muudetakse, mitte see kõik ei põle ära siin tules, eks ole, algained ka. Et see on nagu omaette story ja järgmise korraga, kui Jumal lubab tulla, siis ma tahaksin minna sügavalt juba tulla sisse, selle sõnumi sisse. Ja sa näed järjest selgemini sa näed. Midagi kohad lähevad ilusasti kõik omasse kohta, sest vaimne arusaamine on tulnud ja läbi ilmutuse nüüd pidevalt sa lähed usust usku ilmutusest ilmutuse arusaamisse ja väest väesse ja elust ellu, kuidas iganes seda peaks ütlema, eks ole. Fantastia. Ei ole küsimärk enam nii väga, ei ole enam sellist nagu vastuolust või mis iganes, aga enne oli vastuolu otsa. No millal me siis läheme ikka enne viletsusaega või viletsusaega ei kuule, kui me loeme ikka sõna, kas me kirjatähte, siis tuleb ka selgelt, et mingi on viletsusaja sees, tähendab, me peaksime minema vist peale viletsusaega. Ja nii edasi, kuhu ei see. Ma räägin siis selle arvamuse naljaka loo. Üks vend tuli ja kutsus ma siit ükskord koosoleku ajal välja, Tõnu just jagas ja viis ma välja trepi peale ja hakkas mind manitsema, nii nagu Peetrus võttis esile Jeesuse ja manitses teda. Et ärgu seda sulle issand sündigu. Mäletad sa, mis vastuse Peetrus selle pea sai või? Tagane just saatan, eks ole. Nii, tahame olla siis saatanad või tahame olla Jumala pojad. Ja siis ta ütles niiviisi, et andeks, ma pean sellest rääkima, see on minu sees, no see on kõik okei. Aga kuna ta nagu seda asja tõi esile lihas, siis inimlikkusest tähendab inimlikus arusaamises, siis mul vahepeal tekkis ka tunne kiusatust pahanduda ja öelda, et mees mina oma jutuga sinna metsa seeni korjama ja lase mul kogudusesse tagasi minna. Ma tõmbasin oma kõrvad lonti siis ja lihtsalt kuulasid ära. Ja ta ütles niiviisi, et Urmas, sina ei tohi rääkida sellist sõna, et Eesti Vabariiki ei eksisteeri. Mis oled sina teinud Eesti Vabariigi heaks? Oled sina Eesti Vabariigi loonud, siis on sul õigus seda ka öelda, kui ei ole loonud, pole osa olnud, sina selle tekkimise juures ei olnud, siis sa nii rääkida ei tohi ja kui sa nii räägid, siis inimesed jooksid üldse kogudust välja. Ja endine pastor ka ja siis ta ütles mulle, et Jumal ei võta ju tagasi oma armuandeid ja kutsumisi ja nii, et ühesõnaga, mis ta siis tegi, ta kaitses siis lambaid. Aga mina siis peksan lambaid, hävitan lambaid. Need ei ole tema sõnad, need on minu juurde panek. Ja täna siis annan täie rauaga veel enam sellele pihta. Halleluja! Nii et sa ei ole kahe kodakondne, sa ei saa omada kahte kodakondsust üheaegselt, sa saad olla ainult ühe riigi kodakondne, ütleme siis niipsi. Teine võib olla sul boonusena kaasas, aga sa ei ole üheaegselt. Topeltkodakondne. Jah, topeltkodakondsust sa ei oma. Nii, aga las sõna räägib ennast ise. Halleluja.
2 Korintlaste 5:14 ütleb nõnda, sest Kristuse armastus sunnib meid ja me otsustame nõnda. Nüüd on tulnud vaimne nägemine, arusaamine, siis tuleb ka kvaliteetne otsus. Otsustusvõime valvab meie elu, valvab nende üle, kes on Kristuses, eks ole, kel on vaimne nägemine. Ma nägin, ma kuulsin. Ilmutuse raamat täielikult kinni pandud, kui ei ole vaimset nägemist ja kuulmist, aga ta ütleb niiviisi, ma nägin ja ma kuulsin. Ma nägin ja ma kuulsin, eks ole. Ja siin samamoodi, nüüd kui on nägemine, siis Kristuse armastus sunnib meid ja me otsustame nõnda, kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Nii nagu täna Leevi läbi juba see sõna tuli, vanale surnud, see on lõpetatud. Vaimse nägemise järgi me võtame selle vastu ja siis tuleb kvaliteetne otsus. Nüüd ma otsustan, et ka mina olen kõigele sellele aadamlikule, kõigele sellele inimlikule, kõigele sellele Eesti Vabariigi kodakondsusele ja nii edasi surnud. O Jumal õnnista Ameerikat. Anna andeks, ma küll täna palusin seal Jumalat, et anna mulle rääkida nii, et ma kedagi ei pilkaks, kedagi ei solvaks. Teeks nagu natuke kergemini vastuvõetavaks Jumala sõna, aga ma ei tea. Okei, mis iganes. Niisiis, me oleme surunud. Ja pane tähele, miks ta on surunud kõikide eest. Ta on surunud kõikide eest, et meie, kes me elame, ei elaks enam iseenesele. Ei elaks enam vanale Aadamale. Ei elaks enam vanale loodule, ei elaks enam vana mõtteviiside, vanade arusaamiste järgi, ei elaks enam vanale, ei elaks enam sellele saatana seemnele, ei elaks enam sellele, vaid Kristusele, kes meie eest on surunud ja üles tõusnud. Sellepärast ei tunne me enam üksteist liha poolest, vana inimese poolest, vana loodu poolest, vana maa ja taeva poolest ei tunne enam üksteist. Selge see, kui ei ole tulnud seda vaimset nägemist esmalt, millest me üldse alustasime, siis me ei saa. Eile tuli nii ilus ilmutus, minule tuli ühe õekaudu Orissaarest, ütles sedasi. Vaata, sa oled kuulnud niiviisi ja kuidagi see ei klappinud minu jaoks nagu väga hästi, et kes on Antikristus? Antikristus on see, kes ei tunnista Kristust lihast tulnud olevana. No kuule, kui palju on siis nüüd neid, kes ütlevad, et Jeesus ei ole sündinud nagu inimese pojaks lihana ja käinud lihama ega maa peal. Neid ehk on, aga kuule, ma arvan, et igaüks tunneb ära ja teab koheselt, et need on nagu vale. Või et nad ei ole Jumalaga. Aga vaata, kui me vaatame, läheneme Jumala sõnast, niiviisi, et nüüd on tulnud palju antikristuseid ja antikristused on väljunud meie seast, meie hulgast, meie endi keskel. Aga nad läksid minema, et sa tuleks ilmsiks, et nad ei olnud osa meie seast. Nad olid meie hulgas, aga nad ei olnud osa meist ja sellepärast nad läksid välja, et tuleks ilmsiks, et nemad on antikristus. Ehk Kristuse vastased, eks ole. Ja nüüd eile, kui õde ütles seal niiviisi, lihtsalt oli seal ise saanud ja siis ma sain ka pihta ja see oli nii ilus. Kuidas ma ei tunnista Kristust lihasse tulnud olevat, kui ma ei tunne Kristust oma vennas ja ões? Kui ma tunnen liha poolest sind. Ma ei tunne Kristust sinu sees. Nüüd, ma ei tunnista Kristust lihas tulnud olevat. Ma ei tea, kas ma nüüd selle ütlesin välja nii või mitte, aga vaata ilus. Sellepärast Jumala sõna ise kinnitab seda, ta ütleb niiviisi, et kes nüüd ei armasta oma venda, vaid vihkab oma venda, on venna tapja. See ei ole jäänud Jumalasse ja Jumal ei ole jäänud temasse. No anna andeks, sa oled sohi laps. Kes võidab, see pärib selle, saab mulle pojaks, mitte sohi lapseks ega orvuks, pojaks ja mina temale Jumalaks või isaks. Nii et halleluja. Nii et oluline point selles, et me enam ei tunne üksteist, me tunne enam ennast liha poolest, vana looduna. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Kõik vana on möödunud. Vanad mõtteviisid, vanad arusaamad, vana käitumine, vana suukõne, kõik see tegelikkuses on surnud. Kõik see, mis on tulnud languse tagajärjel, kui see saatana seeme tuli inimesse rikkus ära inimese loomuse, tuli patu loomuseks ole ja nüüd, kui Jeesus oli risti peal ja võttis kõik see kokku, see inimlikkus, aadamlikkus võeti temast kokku kui piimse aadamana ja sai surmatud, see oli lõpetatud, eks ole. Nii, ja peale seda, kes nüüd on võtnud Jeesuse vastu, on sündinud uuesti uueks looduks. Nüüd, see ei tähenda nüüd seda ainult, eks ole, et mina olen pääsenud põrgust taevasse. Ja see ei tähenda ainult seda, et ma olen sündinud Jumala perekonda. See kõik on nagu mannetus, see ei tähenda seda, vaid see tähendab seda, et me oleme nüüd sündinud vaimu läbi vaimuks, me oleme sündinud uueks looduks. See tähendab seda, et nüüd meil ongi Kristuse meel. See tähendab nüüd seda, et nüüd me olemegi
loodud sellisteks, kes mõtlevad nii, nagu tema mõtleb, kes kõnelevad nii, nagu tema kõneleb, kes käituvad nii, nagu tema käitub, eks ole, kes on siis saanudki nüüd Kristuseks. Ja sellepärast Jumal võtabki katted ära ja kui me nüüd kuuldes tema sõna, nagu see põhimõte tänagi vist öeldi, et me elame igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Pidevalt toimub muutumine, pidevalt me hakkame vaatama, enam mitte läbi varjude ei näe teda, vaid vari võetakse ära, kate võetakse ära, järjest selgem, hakkame teda nägema, kuidas üks kirjakoht kuskil on. Tundub midagi niiviisi, sest siis me näeme teda, nagu tema on. Ja nüüd nähes teda, nagu tema on, olemegi meie saanud nüüd temaks. Okei, aga see on kõik seoses kodakondsusega. Edasi me teame seda, et Jeesus ütles, et kui nisuiva ei kuhu mullasse ja sure jääb ta üksi, aga kui ta nüüd sureb, kannab ta palju vilja. Nüüd meie oleme tema vili, eks ole, meie oleme tema seeme, meie oleme nüüd siis see uus loodu, meie oleme Jumala pojad, esmasündinud. Siis ta ütleb, vaata, Hebra 12:22 ütleb, et te ei ole tulnud, just, et te olete tulnud Sioni mäe ligi ja elava Jumala linna, taevase Jeruusalemma juurde, lugematu hulga inglite juurde ja esmasündinute piduliku kogu. Nii et siin tuleb väga selgelt, et me oleme esmasündinute pidulik kogu. Esmasündinud paljude vendade hulgas, esmasündinud. Üks kogu esmasündinuid, kes siis on kirja pandud taevasse Jumala juurde ja õigete vaimude juurde, kes on saanud täiuslikiks. Edasi sama asja ütleb Jaakobus 1:18. Tema on meid oma tahtel sünnitanud tõe sõnaga, et me oleksime tema loodute esmasündinute hulgast. Nii et 2-3 tunnistajad siin on paika pandud, et me oleme esmasündinud. Me oleme uus loomik, esmasündinud. Määratud oleme nii, nagu tema täna on. Mitte nii, nagu ta oli siis, kui ta käis maa peal, vaid nii, nagu on täna. Ja nüüd Ilmutus 21 ütleb nõnda, ja ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa oli kadunud ja mered ei olnud enam. Sest meri on pilt pagana rahvastest. Nüüd sa näed niivis, eks ole, et kõik aadamlik lõpetati Kristuses. Tõusis üles uus loodu, esmasündinute pidulik kogu, kuidas ta ütles, eks ole. Ja nüüd ei näe enam vana taevast ja vana maad, vaid nüüd ma näen uut maad ja uut taevast. Uust mõtteviisi, uut arusaama, Kristuse meelt, uut käitumist, uus suu kõnet, mida iganes. Ja nüüd sa näed sedasi, kuidas see seeme, üks seeme suri ja selle seemne asemel tuli väga palju meil. Nüüd need, kes me oleme paljud, kes alles oleme ormuseisuses olnud, ütleme, nüüd Jumal toob nagu need raputused, arusaamised, katete eemaldamised ja hakkavad inimeseks tulema pojad. Uus maa, uus taevas ja need hakkavad paljunema, kuni ühel hetkel on inimesed, kogu see planeet maa on üle võetud sellesse Kristuse meelde ja arusaamisse ja liikumisse kõigisse sellesse ja pagana rahvad siis enam ei olnud. Nii. Siin ta ütleb ka, et vaata Jumala telk on inimeste juures, tema asub nende juurde elama, nemad on tema rahvad ja Jumal ise on nendega. Siin ta ütleb nii kaunelt, et kes võidab, see pärib selle ja mina on temale Jumalaks ja tema on mulle pojaks. Kui oluline on see, vaata, kui me kuuleme, kui me võtame vastu Jumala poolt läkitatud, me võtame vastu läkitatuse, mitte me ei võta vastu nii väga läkitajad, aga samas me võtame ka läkitaja vastu. Kuidas me võtame läkitaja vastu? Me võtame läkitaja vastu sellega, et me võtame vastu selle, mida ta kannab. Eesel ja tema sälg, ütleme, olid niiviisi need, kes olid läkitatud. Vaata, kas sa näed kuskil, et Iisrael kummardas seda eeslit ja tema sälgu? Näed? Ei näe, on ju. Aga nad võtsid vastu eesli ja tema sälu, sellepärast, et oli keegi, kes istus nende seljas. Nii et oluline on võtta vastu siis nii läkitaja kui ka see läkitatuus, ehk see sõnum siis on ju. Ja Jumala sõnum oli meremini läbi väga ühene ja lihtne. Tänase ajastu Veini Lähker on isa, poja Veini Lähker. See on nii oluline, et me omandame poja meele, poja mõtteviisi, sest poeg mõtleb absoluutselt teistmoodi kui orv. Poeg samastub isaga, poeg on pärija, poeg sirutab nüüd pärandi järele. Kogu see loodu vabastatakse poegade, Jumala poegade auvabadusse, mitte kristlaste, Jumala poegade. Aga taas ma ütlen, poeg mõtleb nii nagu isa. Poeg on nagu isa. Siis kogu loodu võib öelda, nüüd ma näen isa. Nähes sind, kuuldes sind, eks ole, ta võib öelda, nüüd olen ma näinud isa. Siis kui Jeesus ta oli alles nagu sellest esimesest loomingust tegelikult, kuna ta oli pannud jumalikkuse maha, sündinud inimese pojaks, ütles, et kui te olete näinud mind, olete näinud isa. Kui palju enam siis nüüd, kes me oleme see pidulik esmasündinute kogu, eks ole,
peaks olema loodud nägema meis isa. Aga see on just ainult siis, kui me jõuame kohta, kus me oleme saanud kasvanud poegadeks ja kasvanud Kristuse täisikka, kus me ei ole jäänud enam orvudeks, sest orv on kogu aeg. Mispärast ma olen täna nii väga vastu selle Betsada tiigi ääres olemisele ja teatud armudel, teatud võidmistele. Ütleme jällegi, paljud ei mõista meid, arvavad, et võid olla uhke või võid olla nii või olla naa ja oledki koripolitseinik või mõne jaoks olen koripolitseinik, no mida iganes, igas on naine. Aga vaimsest nägemisest, nüüd kindlasti mul oleks vaja rohkem tarkust, küpsust, mida iganes, ei vaida vastu. Aga teatud asjad, kui sa oled midagi näinud ja sa oled hakanud liikuma, siis mis iganes ei ole kooskõlas sellega, ei ole kooskõlas isaga, saad aru, see hakkab sulle vastu. Ja see pilt Betsada tiigist oli niiviisi, 38 aastat oli see mees olnud seal. 38 aastat ta kogu ootab, millal tuleb üks ingel ja segab vett. Vaat kui palju Saaremaa on olnud selles kohas, anna andeks, ma jällegi ei taha pahandada sind, ma pahandan sind, aga anna andeks, see on hale, see on haletsusväärne. Kui me oleme täna nii palju isa käest juba kuulma hakanud, on meie vastutus, on meie eesõigus on palju kaunim, võtta vastu see, mis nüüd isa on öelnud, isegi kes isa on. Isa ise on tulnud täna. Ja kui me täna ei taha võtta vastu isa, aga me võtame vastu ikkagi, ütleme tere tulemast muudku nendele inglitele nii-öelda, kes peab jälle vett segama seal orvude keskel, sest orvud on vajaka. Orvud on haiged, orvud on vaesed, orvud on vajaka jäämises orvud. Vaata Kristus, kas Kristus on haige, kas Kristus on vaene, kas Kristuses on mingisugust vajaka jäämist. Pahandame nüüd. Aga me kasvame sellesse. Saabu. Jah. Protsess, jah. Aga see protsessis oli olnud seal 38 aastat. Vaata nüüd teist protsessi. Jeesus ütles järgi mind. Vaata, ma olen jätnud maha oma isa, olen oma ema, olen jätnud maha oma paadi, oma kaluri ja teenistuse, mida igas ma olen jätnud maha ja ma olen järginud sind. Mis ma nüüd sellest saan? 3,5 aastat järgisid Jeesust. 3,5 aastat, mitte 30 aastat. 3,5 aasta pärast saavad isadeks, apostliteks, kellede kaudu Jumal sünnitab apostliku koguse, vallandub tohutu armu. Vallandub suure armu. Ei olnud vaja, vaata, ma ei vaida su vastu, see ongi protsess, aga see protsess on määratud niiviisi, et kui ma kuulen tema häält, siis ma astun. Sest kui ma kuuldes tema häält ei võta sammu, saad aru, mu süda on paadunud. Selle koha peal ma olen paadutanud oma südant. Seepärast on nii oluline, eks ole, et kui seal tõusis, nad olid Iisraelis, nad olid kõrbes, eks ju, Iisrael oli tähendab kõrbes. Öösel tavaliselt magatakse. Aga kui nüüd see valguse sammas tõusis, hakkas liikuma, ei võinud mina jääda sinna magama. Ja. Et see on niivõrd oluline liikuda edasi, nii et absoluutselt jah, ja amen on see protsess. Aga mis mind nüüd pahandab on see, eks ole, kui keegi on tulnud, isa on tulnud oma armu pakkumisega ja ta ikka veel ei kuule või ta ikka veel ei näe. See oli eile, oli veel hea olla seal, kus ingel tuleb ja segab vett, eks ole, et saada nüüd tervist või saada nüüd kurjadest vaimudest vabaks. Ma ütlesin seda Orissaare koguduses, ma ütlen siin täna samamoodi. Kes on vabatahtlik? Üks vabatahtlik. Tule siia ette, palun. Tule siia ette, palun. Ühtegi vabatahtlikku ei ole veel. Andres on. Tubli mees. Julge mees. Mitte midagi hullus kui juhtub. Nii, tule nüüd siia. Lihtsalt sa pead seda nägema. Meil ei ole hukkamõistmist, meil ei ole hukkamõistnud teenistus, kiitus Jumalale. Aga meil on armuteenistus, meil on vaimse nägemise teenistus, meil on ilmutuse teenistus ja meil on vaja käia selle ilmutuse ja vaimse nägemise järel. Kui nüüd mina ma tulen kui vabastusteenistuja või ma tulen kui tervendusteenistuja. Nüüd Jumala sõna ütleb, et on tervendusannid ja kõik see, aga ma ei vaida selle vastu. Aga see ei ole Jumala poegade jaoks. Vaat siin on asi, tuleb vahele, kus sa pead mõistma, see ei ole Jumala poegade jaoks, vaid see on nende jaoks, kes on alles päätimad või nende jaoks, kes ei ole veel üldse Jumala perekonnas. Nüüd, kui ma tulen vabastusteenistusena ja tulen tervendusteenistusena, mida iganes, siis tema on nüüd Kristus. Kas ta on Kristus? Jumala sõna tuleb selgelt, et ta on Kristus. Tähendab, siis ma tulen tervendama Kristust. On ju? Ma tulen vabastama Kristust. Kuidas ma saan vabastada Kristust või kuidas ma saan tervendada Kristust? Aga nüüd sa näed teist mudelit, isa-poeg mudelit, nii nagu on jumalik mudel ja jumalikest strateegia. Keegi tuleb nüüd isa seisusest, kes on kasvanud esmalt pojaks, saanud pojaks, on kasvanud isa seisusesse ja siis ta tuleb, nüüd ütleb ju viielaadse teenistöö kohta selleks, et Kristus võtaks meis kuju.
ja ta tuleb ja ta kasvatab, aitab kasvada, õigemini öelda, aitab kasvada Kristusel Andrese sees täisikka. Nüüd selle tulemusena on niiviisi, et Andres ise võtab vastu tervise, sõna läbi ilmutuse kaudu, võtab vastu edukuse, kõik vajadused, kõik mis iganes vajadus on täidetud Kristuses, eks ole. Nüüd tema ise võtab seda vastu ja nüüd tema ongi ise saanud selleks. Ta ise ongi nüüd saanud selleks terviseks, ongi saanud selleks vabastuseks, mis iganes, ongi saanud Kristuseks. Kristus on sinu sees, kes ongi terve ja tervis ja elu ja kõik see. Nüüd Andres ei vaja inglit, kes tuleb. Aga kui see teenistus puudub, eks ole, siis mina tulen nüüd inglina, ma segan vett. Ja Andres hüppab sisse, saab terveks, ingel läheb minema. Seal nurga taga on 17 kurja vaimu ootamas, Andres tuleb, kargame uuesti sisse, vaatame, mis ta siis teeb. Andres vajab jälle uut inglit, kes tuleb, et need 7 kurja vaimu välja ajada. Me peame mõistma ja tegema siin vahele. Kas me tahame saada kasvada pojaks või me tahame jääda ormuks? Mida? On aeg olnud olla orm, on aeg olnud olla seal, et saada tiigi ääres. Aga kui on tulnud aeg kasvada pojaseisusesse, siis me enam ei saa sallida, et saada tiiki. Sorry. Samamoodi, kui täna mul on see aru saam, et mina täna olen taevariigi kodanik ja ma tahan minna selle juurde tagasi, siis minu suust ei kuule see kunagi iialgi, et Jumal õnnista Ameerikat, halleluuja. Kui mul on see arusaam, vaimne nägime arusaam, et mina olengi uus Jeruusalemm ja siin ei ole uhkust, nagu täna juba Leiv ütles, et vaimus ei ole uhkust. Ma võin paista vägagi sõjakas, eks ole, ma võin paista vägagi karm, kui ma Orissaarele ütlesin, et ma olen nagu karm vend, mõnda teoks, siis üks vend ütles aamen. Ma ütlesin, halleluuja, aga sa pead mõistma ka seda, nagu Hebra kiri ütleb Hebra 12, eks ole, et isa peksab igat poega. Isa ei peksa orbusid. Sohilapsi isa ammugi ei peksa. Leivi kaudu on seda Jumal nii palju rääkinud, mis pärast me vajame peksa saamist, sellepärast, et kui sa oled jõudnud iseenese lõppu taas ühel alal, ja kui sa nüüd seal alistud Jumalale, siis tulebki Kristus elu taas sellel alal ilmsiks. Aadam sellel alal on surmatud. Sellepärast meid pannakse kitsikusse, meid pannakse surmast surma, eks ole, ja mõnedki tänases ajastus tunnevad ennast sellises kohas, kus ta tunneb, et ta on kitsikuses, kus ta on nagu üksi jäänud või mida iganes. Tegelikult see on surmaprotsess, mingil alal taas peab tulema üles tõusmine. Nii et me peame jääma ustavaks selles ajas, kus me tunneme ennast kitsikustes, mis iganes, mina ise olen üks nendest. Siis sa ei kuule minu käest, eks ole, et Jumal õnnista Iisraeli. Nüüd, ma ütlen taas, Iisraelil on oma koht Jumala plaanis. Iisrael on Jumala silmatera. Aga ta ütleb ka väga selgelt Galaatast kirjas vist, eks ole, et see Iisrael, keda mõned, kellel puudub täna see vaimne arusaam, keda tahetakse õnnistada, ma õnnistan Iisraeli, et lõpuks ise saada õnnistatud on andeks. Jumala poeg teab, et ta juba on õnnistatud kõige vaimelike õnnistustega Jeesuses, Kristuses, taevases asjus, õnnistatud juba. Kuidas need õnnistused tulevad ilmsiks taas? Nüüd minu olemus, minu elu on see, et otsida esiti Jumala riik ja tema õigus, see tähendab niivseks ole, et Jumala riik vallutaks kõik selle, võtaks üle, sest Jumala riik on täna siin, ta ei ole ainult minu sees, sinu sees, ta ei ole ainult see meie keskel, eks ole, vaid iga koht, kuhu ma lähen, kui mul on see meelsus, siis ma laiendan Jumala kuningriiki, ma olen nagu vägivaldne selles asjas, ma ei ole salliv, et ma sallin kogu aeg nagu ainult Kristuse vaimult tõmmelda või pimedusel tegutseda, eks ole, et ma sallin kõike, ma sallin nagu kuu peal see. Vaata, sellepärast mind pahandab natukene see, kui ma täna ütlen niivisi, et vaata, koores on ilmsiks tulnud. Liha, järgib alati liha. Ameerika on saanud endale koorese, halleluuja, nüüd me oleme kristlased, meil on rõõmus olla, sellepärast lõpuks ometi Jumal on teinud midagi meie heaks, halleluuja, halleluuja. Näed seda? Need, kes täna ei näe, nende jaoks ma olen kuri politsei, aamen, halleluuja. Aga need, kes täna näevad, need saavad aru, et mis jura see on. Kui Jumal on üles tõstnud, halleluuja. Võib-olla ühel hetkel kukub kolinal kokku, aga Jumal täna ei tõsta kooresid, me ei ela enam täna vana lepingu ajastus, Jumal tõstab täna üles poegasid, kellede kaudu ta lihtsalt levib uus maa, uus taevas. Mitte koorest on vaja. Vai ma tahan minna ometi sõna sisse, kui sest, et las sõna ise seletab ennast lahti, et sina ja mina me täna ei ole Eesti Vabariigi kodanikud. Sest kui sina oled Eesti Vabariigi kodanik, sa oled kinni püütud, sa oled lõksu püütud ja sinu palved ongi ainult see, et isa õnnista Eesti presidenti. Ma küsin, kes on see? Kõigepealt, et naisterahvas on see juba üldse, naised ei ole loodud nagu ees otsas olema. Lihtsalt pole neil ei ole sellist seda. Naine on loodud kohaseks abiks. Absoluutselt vajalik.
mees ilma naiseta, ilma kohasaavita ei jookse oma võidujooksu lõpuni. Nii et siin ei ole üks alam teisest. Aga naise loomuses ei ole armu olla pea või olla vastutav. See on antud meestele. Nii et selle koha pealt ma küsiks, kes on Eesti president. Teise koha pealt ma võin küsida, kes on Eesti president, kes tegelikult ei ole Eesti rahva esindaja, vaid on kellegi teise esindaja. Ma küsiksin edasi, kes on Eesti valitsus. Kõigepealt, mis asi on Eesti Vabariik? Kust otsast on Eesti Vabariik vabariik? Eesti kodakondsed on orjad. Maailmasüsteem on orjuse süsteem. Keegi eesotsast ta läheb sinna, näiteks läheb valitsusse, läheb Riigikokku. Kas arvad, et ta läheb teenima Eesti rahvast? Ei, ta läheb hoopis teenima oma kõhtu. Ta läheb omale saama mingisugust pensioni, mis on, ma ei tea, 10 kordi võib-olla kõrgem, kui mõnel teisel on siin nagu see miinimumpalk või mis iganes. Vahet pole. Siis ma küsiks, mis asi on Eesti Vabariik. Ma küsin seda mitte Eesti Vabariigi kodanikuna, vaid ma küsin seda Jumala pojana ja ma küsin seda taevariigi kodakondsena, mis asi on Eesti Vabariik, kes on Eesti president, kes on Eesti valitsus, kes on Eesti Riigikogu. Võrreldes sellega, kes on kuningate kuningas, kellel on alistatud kõik maised valitsused, kui lõpuks Jumala mägi on kõrgem igast künkast, kus kõik rahvad, kus kõik kuningriigid toovad oma au hiilguse sisse sinna uude Jeruusalemma. Mina taevariigi kodakondsena hõiskan siis maha, et õnnistatud ole Ameerika. Koores on ilmunud esile tulnud. Kuule on andeks. See mõtteviis, mis orupude sisse on söödetud kogu aeg kiriku poolt, ongi niivisid, et sa oled hädaline siin orus, sa oled vilets vaene, sa oled pääsenud põrgust taevasse, halleluuja. Nüüd ootama koju jõudmist. Samas need, kes on Jumala pojad, need mõistavad, et nemad ongi uus maa, uus taevas siin. Nemad ootavad, et nüüd tuleks ilmsiks see taevas ja see leviks. Isa, sinu tahmine on taevast nagu esile siin maa peal. Hoopis teine mõtteviis. Hoopis teine mõtteviis. Või ma tean, kuidas nüüd praegu saavad aita need, kes on kogu aeg siin palvetanud Iisraeli pärast ja see ei ole palvete Iisraeli pärast, et Iisrael püsiks Jumala plaanis ja ta ütleb, et mis on see muud Iisraeli vastuvõtmine, kui nüüd surnud üles äratamine, nii et absoluutse Iisrael on Jumala plaanis. Aga sellise hoiakuga nagu, aga ma näen Jumala sõnast kirjatähes, eks ole, et kes õnnistab Iisraeli, on ise õnnistatud või mida ennast, kui olen andeks. Ja paljud muud aru saavad. Siis vaatad, ütleb Rooma 12.2, ütleb nõnda, et ärge saage selle maailma sarnaseks. Kes võib saada maailma sarnaseks? Maailma sarnaseks oht saada on ainult sellel, kes ei ole osa maailmast. Sest kui sa oled osa sellest maailmast, siis sa ei saa saada selle maailma sarnaseks, sest sa oledki üks selle maailmaga. Ja nüüd ta ütleb, eks ole, vaid muutuge teiseks. Sellepärast ütlebki niiviselt, et nüüd lastes vee pesemisega sõna sees, Kristusele ilmsiks tulla, Kristuse meelele ilmsiks tulla, sedasi me muutumegi meele uuendamise teel. Et kõik Kristused saavad minema pühitud ja Kristuse meel tuleb ilmsiks. Ja vaat see on see. Sa tead see kirja kohta üle, et kui variserid küsisid temalt, et millal tuleb Jumala riik, vastas ta neile, et Jumala riik ei tule tähelepanu äratades. Taas näed seda printsiipi. Jumala riik ei tule tähelepanu äratades. Ta ütles niivisti, et paljud tulevad ja eksitavad minu nime all ja paljud ütlevad, et mina on Kristus. Ta ütleb, ära mine välja. Ära ütle, et näe, seal on Kristus. Ära ütle, et näe, seal on Kristus. Saad sa aru? Taas näitab seda, et ära jookse sinna koosoleku, et näe, seal on nüüd lõpuks ometi Kristus. Või sinna koosoleku, et näe, seal aetakse kurja vaima välja. Oi, kui põnev. Vaid ole palju rohkem põnev sellest, et poja meel tuleb ilmsiks ja et sina kasvad poja täis ikka. Taas ma ütlen nendele prohvetlikele inimestele, kes täna näevad unenägusid. Ma ütlen sulle Jumala sõna. Enne seda ma ütlen sulle teist asja veel. Mina olen kutsutud Jumala poolt prohvetlikuks hääleks. Mitte prohveti ametisse, prohvetlikuks hääleks. 2007. aastal, kui ma käisin Afrikas konverentsil, siis prohveteristi seal mulle ka, et su hääl peab saama kuuldavaks Eestimaal. Ma teadsin, sest Jumal oli enne seda mulle öelnud, et ma olen prohvetlik hääl. Nüüd, ma ei lähe magama, et näha unenägusid ja siis ilmutada või rääkida teile kõigile oma unenägudest, et näidata, kui vaimulik ma olen, sest ma näen unenägusid. Vaid Jumala sõna ütleb väga selgelt niiviisi, eks ole, et mis on õlgedel või tähendab sõkadel pistmist nisu tuumadega või ta ütles niiviisi, et kes näeb unenägu, see kuulutab oma unenägu kui oma unenägu, aga kellel on minu sõna, ta ütles prohvetite kohta, see kuulutab minu sõna kui tõde, eks ole. Taas, ma ütlen, kui sa nägid, et oli tohuva puhu ja isa oli seal, siis isa vabastas sõna. Ta ei hakanud sulle prohveteerima, ta vabastas sõna. Jällegi sa näed teist pilti, eks ole, oli org täiesti kuivanud luid täis ja see oli kõik pilt Iisraeli rahvast, mis on üle kantud tähendusest, pilt Jumala rahvast ja mis oli vastuseks.
Inimese poeg, me paneme su magama, et sa näeksid unenägu. Ta ütles, inimese poeg kuulutab prohvetlikult Jumala sõna. Me peame jõudma sellest kohta, kus me hakkame tõesti kasvama täis ikka ja me enam lihtsalt ei laula neid laulaid, et me oleme Kristus ja me oleme nagu pojad ja mida iganes, vaid me tõesti reaalselt võtame neid samme, et see poja meel tuleb ka ilmsiks. Ja lihtsalt, sa tead väga hästi, et liha ja vaim ei käi käsikäes. Eesti Vabariigi kodakonne ja taevariigi kodakondsus ei käi käsikäes, sest kristlane alati ta on esmalt Eesti Vabariigi kodanik ja siis kunagi seal taevariigi kodanik. Jumala poeg on esmalt taevariigi kodanik ja siin maa peal on tema pärand ja tema mõistab, et see tema pärand on orja statuut ja temal on aru saamine, et see loodu ägab ja ootab pikisilmi poja ilmsiks tulekut, sest auhilguse lootus on poja sees. Auhilguse lootust rahvastele ei ole orbude sees. Orb kogu aeg teeb ainult mäe ja tahab jälle taevasse ära põgeneda. Orb tuleb ja laulab siis netis ja ta teeb nagu film enesest, nagu tähendab, lindistab ennast ja räägib kõigile, et tegelikult sa oled lammas, kes on suutnud tegema ainult mäe, seepärast, et Jeesus on mäe. Oluline on mõista ajastuid, siis kui me täna ütleme niiviisi, et on Vana Testament ja Uus Testament, me oleme pannud ajastut või tähendab, me oleme pannud mööda. Kui me mõistame ajastut, öeldes niiviisi, et Isaskari poegades, kes mõistsid aega ja teadsid selle tõttu, mis Iisrael pidi tegema, kui me mõistame ajastut, mis ajastu oli vanas lepingus näiteks ühe koha peal, mis ajastu oli teise koha peal, mis ajastu oli siis, kui tuli varajane vihm, kui oli algkogudus, mis ajastus elame meie täna, kui meie elame täna selles ajastus, mil Kristuses võetakse kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal, eks ole, siis me peame mõistma ajastut. Kui me ei mõista ajastut, oleme kinni püütud siin või seal. Sellepärast, et ka see, millest liikus algkogudus, ei ole see arm enam tänaseks päevaks. Vaata, nagu Mervne rääkis ka, eks ole, et Kristus tuli täis armu ja tõde. Oluline mõista, et mitte ainult armu, mis need armu õpetajad kuulutavad muga, et arm ees, arm taga, vaid ta tuli ka täis armu ja tõde. Need käivad käsikäes. Kui me täna kuulutame ainult tõde ilma armuta, siis on ilma armuta peksmine. Keegi ei suuda kanda. Kui ma kuulutan ainult armu ilma tõeta, on see eksitus ja väga kiire eksitus. Siis ütleb väga selgelt, eks ole, et kui me anname ennast isa kasvatuse alla, isa distsipliini alla, siis on selleks, et me alistuksime vaimude isale, et me püsiksime eluteel. See ei ole lihtsalt karistamise pärast, ta ei peksa lihtsalt nagu, et tal pole midagi muud teha, vaid ta peksab välja kõik pimeduse meist. Kõik Aadama peksab meist välja. Seepärast ütleb ka, et kes võtab vastu tasase meelega, allaheitlikkusega, õpetatavusega, Jumala sõna, selle hind pääseb. See on suht oluline mõista. Ma pean nii palju tõstad lihtsalt vahele, kui ma kargan juba siia sinna. Aga vaatame lihtsalt mõnda kirja kohta. Pane tähele, et maises elus Jeesus kuulutas mida? Evangeeliumi Jumala kuningriigist. Ei kuulutanud, Jeesus ei tulnud maises elus, ta ei tulnud vabastama Iisraeli Rooma impeeriumi võimuad. Meie osa ei ole täna Eesti Vabariiki õnnistada, vabastada Euroopa Liidu meelevalalt või mis iganes. See ei ole Jumala poegade osa. Meil ei ole mitte midagi pistmist selles mõttes maise sfääriga ega maiste riikidega, maiste valitsejatega, mitte midagi pistmist. Et me tuleme neid paremaks tegema või me tuleme neid võõpama. Kõik on määratud nõkkutama põlvi tõelise kuninga ees, kõigi nende valitsejate kuninga ees, valitsuste valitsuse ees, seaduse ees, elu ees, nii edasi. See on meie osa. Sest vaata, kõigepealt ta kuulutas kuningriigist evangeeliumi, eks ole. Edasi ta kandis ainult taevariigi kodakondsust. Ta ütleb Johannese 8.23 ütleb variseridele, teie olete alt, mina olen ülalt. Ta teeb vahe vahel. Teie olete maised, teie olete sellest süsteemist, mina ei ole sellest süsteemist, mina olen ülalt. Ma olen kõrgemast süsteemist, ma olen taevasest. Teie olete sellest maailmast, mina ei ole sellest maailmast. Ometi ta elas selles maailmas, selle planeedil maa, eks ole. Aga ta ei olnud osa sellest maailmast. Ta oli kõrgemast, ta oli taevasest. Ja ta ütleb Johannese 18.36, minu riik, kuula seda, minu riik ei ole sellest maailmast. Mina ei ole Iisraeli kodakondne, Jumala silmadele kodakondne. Ma ei ole tulnud Iisraeli õnnistama, ma ei ole tulnud Iisraeli vabastama. Minu riik ei ole sellest maailmast, oleks minu riik sellest maailmast, küll mu sulased oleks võidelnud, et mind ei oleks antud juutide kätte, ent nüüd ei ole mu riik mitte siit. Sest ta ei olnud veel esitanud oma verd taevas pühamusega lunastanud ennast rahvast, eks ole. Edasi, Johannese 15.19 ütleb ta jüngritele,
kui teie, ta ütleb jüngritele, kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks oma, aga et te ei ole maailmast, vaid mina olen teid ära valinud maailmast, seepärast vihkab teid maailm. Johannese 17.14 ütleb taas, mina olen neile andnud sinu sõna ja maailm vihkab neid, sest nad ei ole maailmast, nõnda nagu mina ei ole maailmast. Vaatame veel edasi. Maine valitseja, kes ei olnud alistunud Jumalale, taas ei olnud Jeesuse jaoks mitte mingi autoriteet. Vaata Luuka 13.31 ütleb nõnda, samal tunnil tulid mõned varisarid ja ütlesid temale välju ja mine siit ära, sest Herodes tahab sind tappa. Kuningas, Iisraeli riigi, tollase Iisraeli riigi valitseja tahab Jeesust tappa. Kui sa oled lugenud nagu vana lepingut, eks ole, siis seal oli mingisugune üks niisugune punkt lausa või kuidagi mulle see oli kirjas, ühesõnaga põhiliselt sa pidid nagu austama oma ülemat või niiviisi. See oli nende seaduses kirjas. Aga nüüd vaata, kuidas Jeesus siis vastab sellele. Ta ütles neile, minge ja öelge sellele rebasele. Rebane on üks pilt ühest tühisest ja salakavalast ja mida iganes elukast. Minge ja öelge sellele rebasele, vaata, ma ajan kurja vaime välja ja teen terveks täna ja homme, kuidas mulle meeldib see. Mitte keegi ei saa tulla ütlema taevariigi kodakondsuse kandjale, taeva esindajale, taevale, see, kes on üle kõige, tulla ütlema, et mine siit ära või ära tee seda või ära räägi nii. Vaid ma tegutsen täna, ma tegutsen homme ja 3. päeval ma jõuan eesmärgile. Nüüd, seda me teame, et 3. päeval ta anti ära, eks ole, või tõsteti üles, aga vaata, kui sa vaatad kirja Hooseale, siis ma sellest hüppasin üle, kui ma kui selle loen esile, Hoosea 6.2 ütleb niiviisi, tema teeb meid elavaks 2 päevaga, 3. päeval võtab meid üles, ta ei võta meid üles, tähendab, vaid tõstab meid üles või tõstab meid jalge peale, eks ole, aitab meid üles, ütleb siin niiviisi. Ühesõnaga, me oleme olnud nagu pikali maas, me oleme olnud nagu orvud, meid iganes, aga ütleb see 2 päeva teeb, et ta elavaks oma rahva 3. päeval. Me elame nüüd 3. päevas, 3. päeval aitab ta meid üles. Ta tõstab meid jalgele. Ta saab meis ilmsiks ja me võime elada tema palge ees. Ja siis ta ütleb niiviisi, et tundkem siis, püüdkem tunda Jehoovat, tema tulek on kindel nagu koit. Ja taas sa näed seda põhimõtet. Ära jookse sinna, näe Kristus seal, ära jookse sinna, näe Kristus seal, sest Kristus saab ilmsiks nagu koit, kuna see kuningriik on seespidi sinu sees. Nüüd, kui see võtab kuju, see lihtsalt tuleb välja, see kogu voolab, elava veed voolavad välja. Mu mõtteviis on kuningriigi mõtteviis, mu suukõne, mu käitumine, kuningriigi käitumine, eks ole. Kui tuleb tänasi mingisuguse selle maise riigi esindaja, siis loomulikult alistunud talle, seepärast nii Peetrus kui Paulus kutsusid meid alistuma maisele korrale. Aga panna tähele, seal oli öeldud niiviisi, et maised valitsejad on pandud paika Jumala poolt, milleks heade tegude kaitseks, kurjade tegude nuhtluseks. See tähendab niiviisi, et maised positsioonid tegelikult peaksid olema allutatud Jumalale ja nagu toimima Jumala seaduste, Jumala põhimõtete kohaselt. Aga kui nemad on hakanud teenima pimedust, nad on läinud Jumalaga vastuollu, siis kuidas on mina nendele alistada? Okei, mis iganes. See tuleb nagu koit. See arusaamine, ilmutuslik arusaamine, et meie oleme kuningriik, et meie oleme taevas, et meie oleme esmasündinud, et meie oleme Kristus, et meie oleme isa, et meie oleme uus maa, uus taevas, see arusaam. Ja selle arusaamise, kus iganes sa oled, see väljub sinust, need elava vee jõed väljuvad, see kuningriik väljub sinust, uus maa, uus taevas väljub sinust. Sellele ei suuda vastu seista mida keegi. Vaat kui Stefanus rääkis ilmutust, nad ei suutnud kuulda. Nad tapsid ära. Nad ei suuda palju tappa, sellepärast, et see ilmutuslik arusaam, see mõõg, kui sa näed taas seda pilti, kui ta ütles niiviisi, et see, kelle peale kirjutatud elab Jumala sõna ja teda järgivad need sõjaväe hulgad, eks ole, tema suust väljus 2-terane mõõg. Järgmises kohas ilmutuse raamatus, kuskil sa näed taas, et Jeesuse suust väljub 2-terane mõõg. Siis sa tead selle kirja kohta, kus ta ütleb niiviisi, ja kui Jumala tuul puhub selle õie peal, siis õieke kuivab ära ja nõnda on kõik liha, kui Jumala tuul puhub selle peale. Siin me näeme pilti, eks ole. Kui kõik see põleb ära, siis see põlebki ära selle tõttu, et Jumal on hävitav tuli. Jumal on ära neelav tuli. Ja see sama ära neelav tuli oled sina. Kui nüüd on poja mõtteviis ja kuningriigi arusaam, eks ole, siis sina oledki see ära neelav tuli, see tuli neelab ära kõik pimedus, kõik vastuhaku. Aga kui ma olen täna Eesti Vabariigi kodanik esmalt ja kunagi seal taevariigi kodanik, siis minust ei voola välja elava vee jõed. Mul on üks surnud kala lihtsalt.
Sedasi ütleb ka, eks ole, et Jumal on päästnud meid pimeduse meelevalla alt ja on asetanud meid Jumala poja kuningriik. Et sa näed, kuningriik on seiskuda minu sees ja mind on pandud ja sind on pandud nüüd uue looduna, sest sa ei ole enam sündinud oma isa tahtest, sa ei ole enam see vana inimene, Eesti Vabariigi kodanik, vaid sa oled nüüd uus lood, uus maa, uus taevas. Jumala riik sinu sees ja sind on asetatud Jumala kuningriiki. Sa oled nüüd Jumala riigi kodakondne, sa oled nüüd taevane kodakondne. Sinu kodakondsus on ülalt ja see ülemine kodakondsus või taevriik on üle kõige. Ja see taevriigi valitsus peab saama ilmseks tema poegade kaudu. Mis ma siin vahel poole teen? Pane edasi järgmist asja tähele. Nüüd, ma ütlen taas, mina praegu ei räägi maiste valitsuste vastu. Ma ei räägi täna sedasi, et ärme enam täida Eesti Vabariigi seadusi, ärme enam maksa makse. Mina seda ei räägi. Ma räägin muud. Ma räägin seda, et Eesti Vabariigi kodakondsusest kõrgemal esmalt oleme taevriigi kodakondne. Ja mis iganes on kooskõlas sellega, selle peale on jah. Mis ei ole kooskõlas sellega, see peab saama hävitatud tules. Punkt. Ma panen tähele, mismoodi Jeesus maises elus ei maksnud makse, või tähendab, mitte ei maksnud makse, vaid ta ei kutsunud üles makse maksma, ta ei kutsunud üles järgima maiseid seadusi. Sa pead seda nägema. Mattus 22:16. Ma kirjutasin ise siia, et Jeesus ei kutsunud üles makse maksma. Ta ei öelnud, sa ei tohi maksta makse. Me ei tohi olla anarhia põhjustajad, sellepärast, et lihameel ei taha maksta makse. Sest mul on palju parem, kui ma ei pea maksma makse. Nüüd ma ei maksa makse, miks ma peaks maksma, sest ma olen ju taevriigi kodanik. Mis maksud mu käest tahab? Aga kui on mingid soodustusi kuskil, siis ma tahaks saada küll, sest ma olen taevriigi kodanik. Ja asjad ei käi nii. Aga lihtsalt Jeesus ei kutsunud üles makse maksma. Ta rõhk ei olnud selle peal, ta rõhk ei olnud maise peal. Ta ei olnud üldse imponeeritud maisest riigist ega selle toimimisest. Sest ta ei tulnud õnnistama maiseid riike ega isegi mitte Iisraeli. Ta tuli tooma Jumala kuningriigi valitsust. Ja nüüd Mattus 22:16. Õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne ja õpetad Jumala sõna teed tões ega hooli ühestki, sest sa ei vaata inimese isikule. Kena kõlaga sõnad on ju. Ütle nüüd meile, mida sa arvad, kas on tarvis maksta maksu keisarile või mitte. Aga Jeesus mõistis nende tigedust, ütles te silmakirjatsejad, miks te mind kiusate? Näidake mulle maksuraha, kelle kuju ja pealkirja see on. Nad ütlesid keisari, siis ta ütles neile, andke siis keisarile, mis kuulub keisarile ja Jumalale, mis kuulub Jumalale. Aga vaatame teist kirja kohta. Matteuse 17:24 on veel ilusam. Kui nad Kapernauma jõudsid, tuli Peetruse juurde, jälle Peetrus on siin tegev, maksuraha korjajad ja ütlesid, kas teie õpetaja maksuraha ei maksa? Tema ütles, jah, maksab. Peetrus oli kõva mees jälle. Peetrus ikka teadis, mida issand peab tegema. Kuule, issand ei tohi ristile minna ja siis ta peab makse maksma. Ja kui ta koju tuli, jõudis Jeesus talle küsimusega ette ning ütles, mis arvad, Siimon, kellelt võtavad kuningad maa peal tolli või maksu, kas oma lastelt või võõrastelt? Peetrus vastas temale võõrastelt. Jeesus ütles siis talle, siis on lapsed sellest vabad. Ja pane nüüd tähele järgmise sõnu. Kuid et neid mitte pahandada, ehk mitte põhjustada anarhiat, mine merele, heida õng sisse ja võta esimene kala, mis üles tuleb ja kui sa tema suu avad, leidad hõberaha. Ja nüüd pane taas tähele, võta see ja anna neile minu ja enese eest. Mitte meie kõigi eest. Sest Peetruse käest küsid, kas sinu õpetaja ei maksa oma makse. Ja Peetrus ütles, jah, maksab. Ja nüüd Jeesus ütles, okei, mine püüa see kala kinni, võta see hõberaha ja nüüd maksa minu ja enese eest selle maksukoguja see raha. Või kui me näeme seda, ta ei toiminud maises riigis ega maise riigi hüvanguks. Jumal õnnistaja Ameerikat. Ameerika on loodud Jumala poolt. Eesti Vabariik, mulle öeldi ka, Eesti Vabariik on loodud Jumala poolt. Jah, kõik on loodud Jumala poolt, kurat on loodud ka Jumala poolt. See on loodud ka Jumala poolt, et kurat ühel hetkel visatakse nagu vangi ja lõpuks visatakse üldse tulejärve. Kõik on loodud Jumala poolt. Aga kus sa tahad olla? Kes võidab? See pärib selle kõik.
ja on minule pojaks ja mina temale jumalaks. Aga ta ütleb, aga väljaspool on kõik jälgid ja kes teevad nagu valet ja ebajumala kumardada, mida iganes. Ta ütleb, et väljaspool on hammaste kiristamine ja ulgumine, kus sa tahad olla. Kõik on loodud Jumala poolt. Nii et võid edasi õnnistada Ameerikat, võid edasi õnnistada füüsilist Iisraeli, aga need, kes on pojad, need täna sisenevad sellesse vaimsesse Iisraeli, mida iganes. Algkoguduse puhul sa näed täpselt samu asju, enam väga pikalt ei ole. Algkoguduse puhul sa näed täpselt sama käekirja ja sama mustrit. Need, kes kõiges maailmas tüli tõstavad, on ka siin. Nad kõik teevad keisri käskude vastu ja ütlevad ühe teise olevat kuninga Jeesuse. Pane tähele seda põhimõtet. Nad ei läinud välja mässu tõstma. Lihameel on see, kes läheb revolutsiooni tegema, barrikaad ehitama, mässu tõstma. Vaim ei lähe kunagi mässu tõstma liha vastu. Vaim valitseb üle liha. Vaim hävitab lihameelsust. Vaim hävitab kõike pimedust. Vaim hävitab kõike kõrgistusi ja vaim võtab kõik mõttekõrgistused ja muu jama kõik vastu haku sõnakuulikus alla Kristusele. Vaim ei lähe mässu tõstma. Vaimu võitlusrelvad ei ole inimlikud. Aga tahes tahtmata tüli tõuseb. Sellepärast, et kui valgus tuleb, siis pimeduse jaoks on see nagu tüli ja mäss ja vastuvak ja mida iganes. Ja nad teevad keisri käskude vastu. Ei, nad ei läinud taas, et me keisrit ei kuula. Keisri on vale, me ei kuula keisrit. Ei, nad läksid keisri käskude vastu, sellepärast, et nad käisid Jumala käskude järgi. Ja keisri käsu ei olnud kooskõlas Jumala käskudega. Sellepärast nad tegid keisri käskude vastu. Aga oluline on siin see, et nad nimetasid kuningaks kellegi teise Kristuse. Ja see tähendab näitab väga selgelt, et nad kuulutasid kuningriiki. Nad olid kuningriigi kodanikud esmalt. Ja me oleme leidnud selle mehe kahjulik olevat ja natsaretlaste usulahu eestvedajana juute mässule kihutavad igal pool kogu maailmas. Nüüd ma kirjutan siia ka, et nad ei mässanud inimlikul moel maise riikorra vastu, vaid nad kuulutasid tegelikele mässajatele kõrgemat jumalegi valitsust. Sest kes täna on mässaja? See, kes täna ei ole alistunud isale. See, kellele on meeldinud ülekohtu palk, kes on valinud ülekohtu, see saab ka ülekohtu palga osaliseks. Nii et, kes on täna mässaja? Tegelikult mässaja on pimedus. Eeden aiast peale või enne seda, eks ole, hoopis enne seda, kui Lutsifer oli langenud, kes oli mässaja? Sa näed kahte koidutähte. Üks koidutäht, kes ütleb, et ma lähen, tõusen Jumala mäele, kaugele Põhjamäele. Ma lähen, teen ennast, ma lähen, istun Jumala asemele. Ma. Teine koidutäht ütles niiviisi, et ma olen pannud kõik maha, ma tulen isa esindama. Ma kuulen ainult isa rääkivat, ma teen ainult isa, mida näen. Ta tuli isana. Tühjendas oma hinge, surmani, poeg. Esimene on orv, teine on poeg. Kumb on mässaja? Siin ta ütlebki nii kaunit, eks ole, ma juba ütlesin välja ka, et kuigi me elame ihus, Jumala poegana elame veel ihus, ometigi ei sõdi me lihaviisi järgi. Meie võitluse relvad ei ole inimlikud, vaid nad on vägevad Jumala ees maha lõhkuma padas tähele kindlustusi, hävitades kõik mõistused, targutused ja me lükkame ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Kristuse sõnakuulikus alla ja olles valmis nuhtlema kõike sõna kuulmatust, kui teie sõnakuulikus on enne saanud täielikust. Kas näed siin mingisugust võitlemist inimestega? Kas näed siin mingisugust võitlemist keisriga? Jumal ütleb väga selgelt, meil ei ole võitlemist inimestega. Meie vaenlased ei ole inimesed. Minu vaenlane ei ole kes iganes seal. Mõttekõrgistused. Kuratlikud mõttekõrgistused on meie vaenlased ja need saavad absoluutse hävitava löögi. Nii et, ja sellepärast on meie sõda on võimas. Meie sõda on vaimne, meie relvad on vaimsed, meie sõda on võidetud sõda. Siis siin võib mõnigi saada nagu vangi heidetud, mõnigi võib saada võib-olla surmatud, aga sõda on võidetud. Sõda on võidetud. Meil ei ole mitte mingisugust tagasi teed, vaid ainult edasi ja kuulutada veel valjemad, veel kõrgemale katusele, veel valjem kuulutus. Kristus on kuningas. Ja kõik. Ja Jumala suust on väljunud tagasivõetamatu vanne. Iga suu tunnistab teda issandaks Jumala isa auks. Iga põlv nõtkub selle inimese ees. Tähendab, mitte selle inimese ees, vaid kuningate ja kuninga ees. Iga põlv nõtkub. Nüüd on sinu valik, kas sa tahad olla võitjate poole peal või sa tahad olla kaotajate poole peal. Tahad olla mässaja või tahad olla poeg. Valik on sinu. Aga mina olen otsustanud olla poeg. Mina ei saa olla mässaja. Ma ei saa olla enam maise riigi
teener, maiseriigis sulane, maiseriigi ori. Sellepärast kõik see maine on üles ehitatud orjusele. Las ma toon natukene veel seda orja värki siis välja, eks sa isegi tead väga hästi. Kas mäletad aega, kuidas vanasti sa said palka, sulle anti palk sularahas kätte? Mitte keegi ei saanud sealt võtta vahepealt ära ainult see, mis sa maksid riigile, see tulumaksu. Aga mitte keegi ei saanud oma kätt pista sinu tasku ja öelda, kui palju sa pead mulle maksma ja kui palju ma sulle annan. Nüüd tuli aeg, mis kõik hakkas käima läbi pankade. Pank võtab iga tehingu pealt, võtab 0,16, mõne teise tehingu pealt võtab 0,38, kuidas mul kuskil pangas käib signast. Kõik on tasuline. Aga sa tahad saada laenu. Muidugi me annab sulle laenu, me aitame sind, me oleme tublid, me talalala. Kõigepealt me võtame lepingu tasu 100 eurot. Nüüd, kui sa lepingut tahad muuta, mingil põhjusel me võtame jälle tasu 100 eurot. See on ainult üks kirjakene, see on muuta 100 eurot. Mis on siis 100 eurot? Kuule, mulle on 100 eurot üle mitte mingi raha ju sulle. Mis nii huvitav, mis see sulle on? Ori. Siis see, et kui Jumal on paika pandud seadused, et elu kestab mehe ja naise läbi, eks ole, ei, mulle meeldib sedasi, et hoopis mees ja mees koos olla on väga tore. Teeme lutsu seal. Või siis, et naine ja naine olla on tore. Ma tahaks näha, kuidas naine ja naine toovad lapsi ilmale või kuidas mees ja mees toovad lapsi ilmale, kuidas nad elusuutlikud on, jätkusuutlikud on. Ja mis iganes. Kes on siis mässaja? Võiks tuua veel palju asju, kuidas tegelikult sa oled ori Eesti Vabariigi kodanikuna, oled sa täielikult orjastatud maksma makse, et need, kes võtavad sinu makse, lähevad seal ja lubavad enne selle palga, mis on kosmiliselt kõrgem kui sinu palk, kus juures ta ei esinda sinu huve, vaid vastupidi, ta sõidab sinust üle. Nad on loonud põhiseadus ei olegi nende jaoks täitmiseks, see on ülesõitmiseks, see on peale pissimiseks. Aga sinule on see täitmiseks, sest kui sina seda ei täida, siis sind lüüakse vangi. Kohtusüsteem täielikult pestakse üksteise kätt. Ma natuke saan pilku heita, mis tegelikult kohtusüsteemis käib. Kuhu iganes sa vaataks, igal pool on üle kohus. Orjus. Siis Eesti Vabariigi kodanik enam olla ei olegi uhke ja hää. Nüüd on hoopis olla maailmariigi kodanik uhke ja hää. Kõik, mis tuleb kuskilt Euroopa Liidust, kust iganes sisse, sa pead selle vastu võtma, sest sa pead selle vastu võtma, sest sa oled ori. Nii. Tahad teenida veel Eesti Vabariiki, tahad olla veel Eesti Vabariigi kodanik, aga anna minna. Mina olen valinud olla Jumalariigi kodanik ja nii või teisiti see Jumalariik tuleb väga võin taas, et kui sa sedagi, mis ma ennist ütlesin, kuidas ilmutuse peale on tulnud, kuhu tegelikult Jumal on meid täna toomas, see on nagu laviin vallandumas varsti ja sellele ei püsi vastu mitte miski. Panevad ühe vangi, panevad 2 vangi, ühe hääle kustutavad ära, 10 tõusevad asemele. See on Jumal printsiip kogu aeg, et seeme, kui üks seeme läheb mulda, arvavad, et nad saavad peatada, hoopis mitu tõuseb asemele. Mitu panevad mulda, veel enam tõusevad asemele. Sellepärast, et see on Jumala plaan, see on Jumala teostus, see on juba lõpetatud. See on juba lõpetatud. See, mis on juba lõpetatud Kristuses, sa ei saa kuidagi seda asja enam ära nullida või pooleli jätta või kuidagi suunata kuskile mujal. See on lõpetatud. Siis sa tead ka seda, eks ole, kuidas vaimulikud juhid keelasid neid õpetamast Jeesuse nimel, aga nemad ütlesid, et Jumala sõna tuleb kuulata rohkem kui inimeste sõna. Siis sa tead ka seda, eks ole, et Efeste kirjutab niivisid, et koguduse kaudu peab nüüd Jumala salajas olnud tarkus saama nende taevalustele valitsustele võimudele teatavaks. Peab saama teatavaks kogu loodule, et tegelikult on nad relvituks tehtud Kristuses ja tegelikult on nad avaliku pilk aluseks määratud saama. Ja see saabki teatavaks Kristuse ihu kaudu, et nad avaliku pilk alused, et neil ei ole mingit meelevalda, neil ei ole mitte mingit väge. Nüüd, Jumala pojad ei peaks elama enesekeskselt nagu paganad. Seepärast, et vaatad on Matteus 6:31, ma täitsa lõpus juba. Ütleb niiviisi, ärge olge siis mures, küsides, mida me sööme või mida me joome või millega me riietume. Pane tähele, orgu tähelepanu on alati valas kohas. Seepärast, et see meelsus on selline. Jälgi see ei ole mitte nüüd nii, et nüüd me Jumala poegana me ei tohi enam ja me ei tohi omada ja me ei tohi teha ja me ei tohi minna ja kõik on Jumala ja nanana. Sest see on orgu meel jällegi. Taas, kui sa vaatad poega, kui Jeesus tuli, ta tühjendas oma hinge täielikult ja ta alistas ennast täielikult isale, kas ta oli vajaka, oli ta haige, oli ta puuduses, oli ta mingis asjas vajaka. Ei olnud, sellepärast, et ta tuli otsima esiti Jumala riiki ja selle õigust.
Aga meie kogudusena, ma ei räägi ainult meid, vaid ma räägin üldse Kristuse ju, me ei ole veel jõudnud kohta, kus me esiti otsime Jumala riiki ja selle õigust. Kus see ongi meie nagu meie olemus või see, et me ei oleme see kuningriik, et me teisiti enam ei saa, vaid me pidevalt laieneme, pidevalt nagu see taigen, kui kõik läks apnema. Ei ole meil veel kohale jõudnud. Niivõrd palju on veel seda orvumeelsust, ikka veel mina ja kus ma saaks. Sest on väga selgelt, et isa teab kõike seda, sest kõik seda taotavad paganad. Paganal ei ole Jumalat, tal ei ole parustajat, tal ei ole tervendat ja nii edasi. Tema taotleb, kust ma saan, kuidas ma saan, millega ma saan ja nii edasi. Ta ütleb teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate ja ta ütlebki, et otsige esiti Jumala riiki ja selle õigust. Ja kõike seda lisatakse teile pealegi. Kui me saame kogudusena sellesse kohta, kus me hakkamegi otsima esiti Jumala riiki ja tema õigust vastu kõigele ülekohtule, ta ütleb ju niivis, eks ole, et ma olen küll öelnud, teie olete Jumalad, kiskuge nad välja õelate käest, päästke nad. Kui see saab meie olemiseks, ma usun, küllap siis Jumal leiab ka seda, mismoodi ta meid varustab. Aga see hakkab pihta taas meelsusest. Ja taas ütleb ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kogu maailmas tunnistuseks kõige rahvale ja siis tuleb ots. Ja ta ütleb Korintuse 15:24, ots tuleb, kui ta annab riigi Jumala ja isa kätte pärast seda, kui ta on hävitanud kõik valitsuse ja kõik meelevalla ja võimu. Sest tema peab valitsema, kuni ta on pannud kõik vaenlased tema jalga alla ja viimane vaenlane, kelle tehakse ots on surnud. Sellepärast nüüd, vennad, ütleb Peetruse kiri, püüdke seda enam teha kindlaks oma kutsumine ja valik, sest kui te seda teete, siis te ei komista iialgi. Kui me oleme nüüd Jumala plaanis, meil on poja mõtteviis, meie oleme kuningriik, seal ei ole võimalik komistada. Seal ei ole võimalik kedagi ära meelitada või mida iganes, sellepärast, et sa oled nüüd nagu tema on, sest sa nüüd näed teda nagu tema on ja sa oledki saanud temaks. Ja sa oled nagu tema tegemises, tema toimisimes, hingamises, nendes tegudes. See ongi hingamine, kui me oleme jõudnud isa tegudesse, mis tegelikult juba on lõpetatud. Juba enne maailma lähemist valmis pandud meie jaoks ja juba lõpetatud Kristuses. Sest ongi hingamises, see on lõpule viidud. Seal ei ole ponnistust. Mina ei pea võitlema Eestit vabaks või mida iganes. See on lõpetatud. Seepärast on oluline saavutada poja mõtteviis ja isa hingamine. Sest nõnda avaneb teile rohkel mõõdul sissepääs meie issanda ja õnnistige Jeesus Kristuse igavesse kuningriiki. Ja nad lausid uut lauli ja ütlesid, sina oled väärt võtma raamatut ja lahti tegema selle pitseleid, sest sina oled olnud tapetud ja oled oma verega Jumalale ostnud inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvaist ja pagan hõimudest. Ja oled nad teinud kuningriigiks ja preesteriks meie Jumalale ja nad valitsevad maa peal. Amen. Nii, kiitus Jumalale, see on väga hea. Jah, ütleme, et ma ikka julgustan, kui mõni asi ei ole päris, ei jõua kohe kohal või tekitab segadus, vaata meie meeltealas ei jõua kõike neid asju mõista, siis rahulikult, vaikust. Jumal teeb lahti, Jumal avab, aga jah, need asjad, need nagu inimlikkusest püüame asju mõista, kas või nagu selle alistumisega. See on suur segadus olnud. Ühest kasvust, kui peaks alistuma, teist kasvust ei alistu. Aga kui me näeme Apostli tegude raamatus, nad olid ainult mässajad ja ainult tõstsid mässu valitsejate vastu. Ja kui me vaatame praegu eriti Jumala vallatud, ütleme nii, riigid, näiteks praegu, mis Valgevenes toimub, ainult mässavadki kristlased, meil on siin võib-olla natuke vähem, aga saate aru, see on huvitav teema, kui see vaimselt lahti läheb. Aga teine äärmus on nüüd see, me hakkame kuidagi mässama. Vaat see on, Urmas väga ilusti seda tegelikult väljendas. Kraavil on väga kerge tulema ja muuseas neid kraave on olnud väga palju eelnevalt. Aga need kraavil on selle tõttu, et ei ole nägemist. Inimene läheb nii kergesti nii vasakule kui paremale kraavi, see on hästi. Aga see on hästi jah, võimas. Et ma tean isegi minu isa hakkas kõigisuguste asjadele vastu, julmalt kohe. Ja lehed kirjutasid ka ja teda rünnati ka väga julmalt. Teisi ei puudutud väga paljusid. Jah, aga ta ei mässanud nagu riigi vastu, ta mässas kõigi need asjade vastu, mis oli kuningriigist lahus.
see on hästi huvitav, aga seda peab mõistma. Mõned asjad, mida me ei mõista, võtab rahulikult, Jumal teeb omal ajal lahti. Paulus ütleb väga ilusti, küll Jumal ilmutab. Aga mis meie häda on, me paneme liiga kärmed mõistuslikult asjad paika. Ja siin me teeme hästi palju kurja. Tegelikult ma pean olema ootamises, et issand avaks, issand teeks lahti. Ja siis on, ma pidin midagi veel tooma esile. Aga üks asi on kindel, lihameel on üks kurja asja juur. Ja sealt me tihti peale lähtume ja sealt tekib ka väga palju halba. Aga kui me õpime lihameelest olema vabad, siis missugune ilu ja harmoonia on kõiges selles. Ei ole vastuolu. See on vahva. Okei. Kas paneme vabatahtliku ohvri ka?